no esoteerika sõna ise tähendab salajasi teadmisi. Mul on alati see jube huvitav tundunud. Ja kõik nõiad ja lohed ja kes iganes seal muinasjuttudes on, et sellepärast ma selle fänn olengi. Okei. No, mul on 8-aastane poeg. Et see on umbes see maailm. Siis sa pead talle hästi palju muinasjutte ette lugema. Loengi ka õhtul. Praegu loeme Ülelinna Vinskit, mis on jumalast hea. Ei, ma ikkagi ei saa aru sellest päris täpselt. Esoteerika maailmast. Et noh, ja küll sulle meeldisid muinasjutud ja noh, lendavad draakonid ja see kõik on hästi lahe, aga ikkagi edasi. Mis on see esoteeriline, mis sinu skepsist ei tekita? Mõni? No kui ma hästi üldiselt ütlen, siis on see, et ma ei usu, et kõik teave on käega katsutav, keelega maitstav ja silmaga nähtav. Kõik teave, mis meil siin olemas on. Ja noh, need salajased teadmised ongi siis need, mille jälile ma tahaks just kui natukene jõuda, on ju, ja need on need teadmised, mida võib-olla ei näe ja ei saa katsuda. Räägi mulle nendest. Näiteks. Näiteks, no ütleme, üks asi, millele ma olen pihta saanud, ma arvan, elus, on see, et kõik käib üles alla, aga seda teadmist ma ei ole saanud, ma ei tea, koolipingis õppides või noh, võib-olla kui majandusteooriat õppida, siis saad ka äkki selle teadmise, et noh, majandustsükkel käib üles alla. Aga kui ma seda sõna esoteerika kasutan suht meelevaldselt, siis ma ütleks, et see teadmine on minuni jõudnud elukogemusega ja esoteeriliselt. Et see on siuke elumuster, aga mitte midagi muud ma ei teagi. See on suht ainuk asi, mis ma olen siiamaani, mis ma võin öelda, et ma olen aru saanud. Et elu käib üles alla. Et kui on hästi, siis sa tead, et varsti hakkab halvasti. Ja need, kellel see nagu Ameerika mäed käivad, et nemad on siis bipolaarsed. No võib-olla siis neil käib hästi kiiresti see. Okay. Et päeva jooksul juba 10 korda üles alla, et siis ta läheb juba niisuguseks elektriliseks nagu tõmblemiseks. On ju. Aga noh, niisugune lainetus on, ütleme. Mina olen sellest lainetusest võib-olla rohkem aru saanud. Mulle endale meeldib see teooria, et me elame simulatsioonis. Oot, see on ka üks ja siis arvestada selles suunas mõtlemist, sest vahepeal on tõesti võimalik mõelda, et see ka nii on, sest et näiteks see maja siin, kus me praegu oleme, ma ei ole pidanud siin käima põhimõtteliselt mitte kunagi. No siin kunagi ammusel ajal toimusid reivid ja nii edasi. See oli minust retimaja vanasti, kas see olnud või? Oli see kõrval oleva maja. Ma ei mäleta, igal juhul mul üldse ei asja. Aga nüüd ma olen siin juba 2 korda nädalas ja ma käin siin iga nädalaselt, sest et noh, praegu programmeeriti niimoodi, et nüüd on see maja, eks, et neil ei ole aega, eks ju, mind kuskile mujale sättes, et sätivad mind siia, eks. Nagu selles Simsi mängus või no, midagi sarnast on ju. Jah, et ma olen nüüd ma käin siin majas, eks ju, ja siis noh, tegelikult see uks lahti teha, noh siis nad jälle, eks ju, näitavad mulle midagi, aga muidu seal ei ole midagi, eks. Noh, kõik, mis on see. Kuidas sa sellele teooriale mõeldes mõistuse säilitad, sest kui mõelda, see siuke äärmuslik vaade on sellele, et kui kõik on simulatsioon ja kõik on just kui noh, mitte päris, siis mitte millelgi pole enam tähendust ja kõik on mõttetu. Ongi. Ja. Aga muidugi kõik ongi selles mõttes mõttetu. Hästi mõttetu on ka selles olemises mõtet otsida. Mis sa selle teadmisega saavutad siis? Mingisugust meelerahu või? Aga mis siis elu mõte on sinu jaoks? No ei olegi mingit mõtet. Aga miks siis mitte endale kuul pähe lasta? No mis mõte sellel on? Miks ma peaksin endale kuuli pähe laskma? Ma niikuinii suren ära, see on nagu täitsa lollus. Selles mõttes mulle muidugi enesetapjad on alati huvi pakkunud. Ja. See nõuab väga sellist tugevat tahet. See on mulle nagu nii, noh, intellektuaalselt huvitav olnud. Ja ma tunnen ka mõnda või noh, tundsin ja siis on alati ikkagi suu päris täis olnud, kui nad on ennast ära tapnud. Ja siis
oledki püüdnud aru saada, et kuidas inimene jõuab sellise asjana, aga kui niimoodi rahulikult mõeldes, just on see täielik lollus. Kuni sured ära ju. No kui hästi evolutsiooniliselt vaadata, siis mis see mõte on lihtsalt enda geenid edasi anda ja siis nagu nii sured ära. See isekas geen niikuinii juhib kõik. Sa ise ei tee midagi tegelikult. Kas näiteks lapse saamine lõi mingisugused suured praod sellesse maailmavaatesse või kas siis järsku tekkis mingi natuke rohkem mõtet? Mul on selles mõttes, et mul tegelikult üldse ei meeldi rääkida. Sest et mul on niimoodi, et mul on mingisugune 4 mõtet korraga peas ja siis vahepeal ei ole ühtegi mõtet. Näiteks selle sama su küsimuse peale mul on mitu varianti, mida rääkida. Ja siis üle tüütu on see kõik. Mu endal on see tüütu ja siis kui ma räägin, siis see on tüütu, sest et sellest on, kuna see on nii segamini kõik, sest on raske aru saada, aga näiteks esimene impulss oli mul öelda, et elu läks veel kehvemaks. Mis on muidugi, ja selles suunas me võime pikalt rääkida, miks elu, sest kehvemaks läks, sest ma olen 2 korda isaks saanud ja hästi pika vahega, et kõigepealt ma olin 19, olin ise põhimõtteliselt laps, kui mul sündis esimene poeg ja nüüd 8 aastat tagasi sündis teine. Elu läks kui me võime rääkida selles suunas, et mul jälle on 4 suunda. See suund läheb ka 4 suunda anyway. Sul lõpeb isiklik aeg ära. Ja kui sa oled harjunud nagu seda enda jaoks kasutama, tegema mingit omi asju ja siis see sul äkki ära võetakse, siis on paras kuradi jama ikka. Sul on lapsi ju? Eesti Esu.